Lugupeetud kuulajad. Minu vanaema on pooleldi taanlane. Vanaisa oli saarlane. Üks pool minu isa suguvõsast on pärit Rootsist ja siis teine osa on kõik siit samast Viljandimaalt. Mina ise olen sasipuntras eestlane, kes on sündinud Tallinnas, aga peab oma kodulinnaks Tartut. Aga samas tunneb ennast koduselt nii Viljandis, Berliinis, Tšetšu saarel, Lõuna-Koreas kui ka kas või Rootsis. Enamjaolt, kui ma olen kuskil reisil, siis ma alati mõtlen, et mis tunne oleks sellel maal päriselt elada. Ja väga tihti ma leian, et mulle meeldiks see. Mis on minu jaoks eestlus? Olla eestlane, Eesti Vabariigi kodanik. Eestlane olla on uhke ja hää. No ma ei tea. Ma ei ole kunagi ennast suure patrioodina tundnud. Muidugi laulupeal olles tunnen seda grandioosset tunnet, et kõik laulavad ja seest võtab värelema. Aga tegelikult ei võta minul värelema mitte see, et me eestlased siin kõik koos laulame, vaid et need inimesed siin kõik koos laulavad ja see on võimas. Ehk siis miinus eestlus või siis miinus patriotism. See ei tähenda minu jaoks sama, mis minust varem sündinud, võidelnud inimeste jaoks. Ja ma ei tunne ennast selle pärast halvasti. Kas peaksin? Mulle meenub üks juhtum Ugala teatri kohviku terrassil, kui üks kursusekaaslane küsis mu käest, et kas ma laulupeole lähen. Ja ma ütlesin, et arvatavasti mitte või siis, et ei kutsu väga sinna, ma täpselt ei mäleta. Ja siis sain ma sellise riigi ja eestlase reetmissüüdistuste osaliseks, et hoia ja keela. No ja pärast seda ma tundsin ennast küll halvasti ja mõtlesin, et ehk siis ongi viga minus, et ma ei suuda tunda seda, mida just kui ühiskondliku surve tõttu peaksin. Aga ärge saage minust valesti aru. Tegelikult ma armastan Eestit. Mulle väga meeldib siin. Kunagi ei meeldinud üldse, aga ma olen avastanud enda jaoks siin Eestis oleva rahu. Tegelikult on siin ju hea ja rahulik. Ja muu maailmaga võrreldes isegi täitsa normaalne. Siin ei ole igasugu värdjaid ja loomapilastajaid ja iga päev ei tapa keegi ennast ära ja ei lasta maju õhku. Siin on võimalik asju ise muuta ja tegutseda nii, et sellest silmnähtavalt ka midagi muutub. Me oleme selleks piisavalt väiksed. Minu jaoks on eestlus ja Eesti mitte Tallinn, vaid Saaremaa ja Hiiumaa ja metsad ja väikesed linnad nagu Viljandi, mis on ju nii hea ja kodune. Ja loodus. Kuidas seda tuleks hoida ja väärtustada, see on imeilus, see on eestlus. Tegelikult armastan ma ka seda, et siin on kõik 4 aasta aega. Kuigi enamus aastast ma kirun talve maa põhja ja luban vanaduses Kariibi mere saarele kolida. Minu jaoks on eestlus, no ja, on ka Balti kett ja kõik see enda vabaks laulmine. See tuleb juba kaasa koolis õpetatavaga. Aga rohkem on minu jaoks eestlus Tšaliisi laul Minu inimesed või NO teatri sotsiaalkriitilised lavastused või Teeme ära raames toimuvad aktsioonid. Sest just seal metsa vahel prügi koti sisse toppides tundsin mu uhkust, et ma olen eestlane. Et praegu sellel samal sekundil on veel 40 000 inimest üle Eesti, kes minuga koos prügikotti topivad. Minu meelest oli see nagu uue generatsiooni asi, millest võin rääkida mina 20 aasta pärast. See prügikotti toppimine oli minu Balti kett. Suur osa minu identiteedist on ikkagi see, et ma olen elanud vabas Eestis, ehk siis Eesti Vabariigis. Kuna ma ei ole elanud võõra võimu valitsuse all ja ma ei tea, mis tähendab see, kui sa ei saa rääkida koolis või tööl, olles oma emakeelt ehk eesti keelt. Kui oma arvamuse avaldamiseks pead selle peitma mingisuguse koodi sisse või rääkima läbi lillede või kardina tagant. Ma ei tea, mida see tähendab. Ja ma ei tea, mis tunne see võib olla. Aga ma võin seda ette kujutada. Ja see ei ole hea tunne. Ma arvan, et see tekitab rahulolematust. Ja minu meelest see rahulolematuse tunne
ongi eestlase või siis eestluse alustala. See tunne, et ei ole hästi, mis õigustas ennast sellel hetkel, mil olime võõra võimu valitsuse all ja meil puudus oma. Aga mulle tundub, et see rahulolematuse tunne kestab ka edasi. Ka nüüd, mil ju meil on olemas see, mis kätte võideldi. Ollakse rahulolematud. Ja ka mina ise olen rahulolematu. Aga kui palju on selles rahulolematuses tegusid? Tegusid ei ole. Sest ei ole enam konkreetset vaenlast. Ei ole seda ühte kurja juurt, mis kõige halva põhjustaja on. Ja siis see pahameel või rahulolematus kandub natukene kõigile, sest ometi peab ju rahulolematu olema. Peab ju. Ei saa ju olla rahul või õnnelik. Mingi osa sellest rahulolematusest saavad individuaalsed poliitikud. Savisaar, Ansip, võim, valitsus või kogu see pättide kamp üleüldiselt. Või siis kõik need, kes ise hakkama ei saa ja kogu aeg midagi nõuavad. Või kõik need, kes saavad palju lapsi. Või need, kes elavad maal ja ei saa siis sealt linna, kooli või tööle. Või siis Euroopa Liit. Või siis need, kes aitavad loomi. Kõikidel inimestel on oma süüdlased, kes on süüdi. Ja see ei soosi tegusid, vaid netikommentaare, kus oma frustratsiooni välja elada. Ja minu meelest on see probleem. Puudub ühtne koostöö ühise eesmärgi nimel. Aga õnneks selline koostöö siiski eksisteerib. See ei ole täiesti kadunud. See eksisteerib väikestes kogukondades. Minu meelest oleks viis, kuidas koostööd ühise eesmärgi nimel saavutada see, kui kodanikualgatused ja aktsioonid au sisse tõsta. Kui nendest veel rohkem räägitaks, kui need inimesed, kes oma vabast tahtest ja missioonitundest asju paremaks proovivad muuta, tõstetakse esile ja kui nende tegemisi kajastataks. Selle asemel, et trükkida artikleid pealkirjaga lugeja vingub või lugeja viriseb. Võiks hoopis trükkida artikleid pealkirjaga inimesed algatasid, inimesed tegid. Nad tulid kokku ja tegid. Au sisse tuleb tõsta tegutsemine, mitte lihtsalt rahulolematus. Ja mitte lihtsalt tegutsemine, vaid tegutsemine oma südame järgi. See motiveerib. See tekitab tunde, et mul on hea meel olla eestlane, et mul on uhke olla eestlane. Ja lõpetuseks ma tahaksin teiega jagada Karin Bachmanni uue aasta lubadust, millele ma tegelikult ka mõttes ise alla kirjutasin kohe, kui ma olin seda Postimehest lugenud. Uuel aastal luban, et kui keegi on kuskil hädas, aga aedaminek on seadusega karistatav, siis lähen ikkagi. Või kui keegi on kuskil näljas, aga toidu andmine on kuritegu, siis annan ikkagi. Ja kui kellelgi kuskil on külm, aga sooja jagamine on seadusega vastuolus, panen ikkagi teki peale. Ja kui ma saan sellest karistada, siis olgu nii. Aitäh!